juba ostis snäkki. Jälle räägid üksi või? Ei, ma just hakkasin rääkima, sa tulid. Ühesõnaga, täna veel on kena reede hommik. Me oleme kodu juures tanklas ja me võtame kohe suuna Broomi poole. See on linna Austraalias, umbes 800 kilomeetrit siit. Jah, 800 kilomeetrit natuke peale, nii et ees ootab mingi 8-tunnine sõit. Aga Austraalias on Timo oleks praegu vastas suunda keeranud. Still learning. Siis ühesõnaga homme on Austraalia päev ja kui punane püha on nädalavahetusel, siis on ka esmaspäev punane ja vaba. Ehk siis pikk nädalavahetus ja meie lähme avastame natuke Austraaliat. 2 kuud on siin väikses linnas juba oldud. On juba ära vesitanud külda minu arust. Võiks juba kuskil minna midagi uudistada. On ju? Nüüd lähme. 100, 200, 300, 400 ja ainult sama palju veel minna. Üks õhtu olin ühe töökaaslasega ühte kontorit koristamas ja Facebookis tuli mingi pilt, kus oli mingid 4 asja, mis nagu on mingi austraallaste mingi must have neil, et umbes neil on see köögis olemas ja nad söövad seda kogu aeg ja igat moodi. Ja üks neist on siis Vegemite, mis on klaaspurgis umbes nagu Nutella. Ja see on selline asi nagu Rootsis on see kahtlane kala Eestis mulgikapsas ja selline traditsiooniline värk. Ja kõigile meeldib see, kõik söövad seda ja nii edasi. Ja siis ma küsisin selle oma töökaaslase käest, on austraalian, et mismoodi ta nagu maitseb või miks see nagu kõigile meeldib ja siis ta hakkas naerama, ütles, et ta ei oska seletada, et sa pead seda ise proovima. Ja siis me olime sellises suures köögis ja kellegi töötaja nagu hästi väike Vegemite'i purk oli ja ta ütles, et tõi noa ka, ütles, et proovi hästi natukene. See oli õudne, mul on sellest klipp ka, võib-olla ma lisan selle. Ja ühesõnaga siis eile, kui ma läksin meie reisikese jaoks mingit snäkki ostma autosse, siis oli Vegemite'i ja juustuga krõpsud. Ma mõtlesin, küpsised. Ja ma mõtlesin, et ostab need äkki, need on vähe normaalsema maitsega, äkki jääb siiski Vegemite'ist mingi positiivne meenutus siis. Timo ütles, et tema ei proovi. Tea, kuidas see lõhnab või? Nagu koera maius. Ja nii hulle jah. On küll veits. Meenutab ju. No ma ei tea. Seda Vegemite'i maitset siin nüüd küll ei ole, mis seal purgis tuli. Täitsa soolaküpsis lihtsalt. juustune soolaküpsis. Aga ta oligi nagu siuke pruun möks ja nad panevad seda endale rössaia peale. Ja ta on siuke hästi mõru ja kibe ja rõve. Ja siis mulle öeldi, et proovi seda niimoodi, et rösti sai ära ja siis pane hästi palju võid ja siis pane hästi natuke Vegemite'i. Ma mõtlen, aga mille jaoks ta nagu üldse siis seda sööda, kui seda nagu hästi vähe peab panema. Ja siis see sama armas töökaaslane tõi mulle siuksed hästi väiksed ruudukesed, kus on Vegemite sees, et siis ma saaksin proovida, siis ma saaksin koju kaasa võtta perele ka proovida viia kunagi, aga siis ma arvan, on nüüd juba halvaks läinud. No ma ei tea. Jääb küll positiivne meenutus ka natuke. Ma arvan, et seda maitset ei ole tundagi siin lihtsalt. Smells really weird. Oh my gosh, how could you guys love it?
I don't even know how to describe how this tastes. ja 500. Üllatus, me oleme tagasi Eestis. Me ei ole kindlalt enam Austraalia. Sa võid täna sadame kommeliga. 100 kilomeetrit Broomist on Roadhouse ehk siis tankla ja hotell. Ja siin kõnnivad lihtsalt paabulinnud ringi. Ajavad oma asju. Ja 800 kilomeetrit sõidetud ja seda ainult paari sekundiga. Niisiis me jõudsime Broomi kohale. 830 kilomeetrit sõitsime... Sa vaatasid kell, et mis kell me jõudsime siia või? Ütleme siis nii, et me sõitsime 8 tundi. Ja Austraalias, mis ma olen siis tähele pannud, on hästi palju niiviisi, et see on nagu hotell, aga need on nagu korterid ja sest et kui me siia üles sõitsime, siis me nagu ka omast arust, või noh, mina omast arust bookisin hotelli, aga see on ka siis köögiga nagu tuba oli ja siin ka Timo üleeile küsis mu käest, et näita mulle hotelli. Ma ütlesin ei, et need on nagu korterid. Mis asja? Aga siis ma näitasin talle pilti ja oli all fine. Ühesõnaga ma näitan teile meie ööbimiskohta. Koridor, köögike, söögiosa, elutuba ja magamistuppa saab läbi nende lükanduste. Voodi suurus on mega super hüper, sest Elis laiutab. Ja vannituba. Kaks kapikest ja meil on ka rõdu. Äkki saab siin oma hommikus süüa. Ja vau! Loodus on teinud mingi 360 pöörde 800 kilomeetriga. Tühermaa kõrbest oleme jõudnud nagu vihmavetsa. Ilmselt võib-olla natuke meenutab vihmametsa sellepärast, et tegelikult siin just on kõvasti sadanud. Mööda rannikut siis liigub üks tsüklon. Praegu on ta meie kodulinna juures. Ühesõnaga, siin me oleme 3 ööd ja ma maksin selle eest, me maksime selle eest $430 ehk et mingi 280 €. Mingit sööke siin hinna sees ei ole, aga köök on ilus, kena, puhas. Ma ütleks, et väga hea leid ja valik. Ja me vaatame nüüd natuke linna. Me käime toidupoes, siis saab hommikust süüa ise teha. Sirgendajat ma kaasa ei võtnud. Niiskus on siin mingi 1 miljon praegu. Varsti olema nagu mingit uust Kreeka mis iganes. Aga meie valikuga ma olen väga rahul. Minu valikuga tähendab. Timo, kas sina ka? Mida? Kas sa oled minu ööbimiskoha valikuga rahul? Super. Kui me tegime check-in'i, siis mina tegin enda nimele selle bookingu. Timo sai ka mingi lehe. Ja siin üks inimene teeb bookingu, aga sa pead mõlemad inimesed kirja panema ja siis ma olin... Ei, ma ei pannud teist nime kirja. Ma ei pannud mingit nime, see lihtsalt minu nimel on see booking. Ja... 2 inimest. No, 2 inimest, jah. Ja Timo sai lehe. Lehe servas on Dear Mr. Kuusik. Timo Kuusik. Ma ei peagi nime vahetama vist. Tegime väitse nalja, abiellusime siin. Leidsime kohaliku
baari, pubi, mis iganes. Rahvast on murdu. Ma proovin mingit Nutellaga smuutit ja Timo on enda tavalise valit. Kutsime portsjonid väiksemad hoida, aga Timo on väga õnnelik oma snitsliga ja seenekastmega ja mina söön kalmaari, sest ma armastan neid. Tere hommikust, on laupäev 26. jaanuar, Austraalia päev, pidupäev ja meie esimene täispikk päev ruumis. Ilm on ilus, ilm on soe. Eile juhtus Timol väike õnnetus, kui me ujuma läksime. Timol on nüüd ilmselt jääb isiklik arm ruumist, sest et ta ründas basseini. Siia peale ju. Lähme lähemale. Vaat nii. Armid pidid meest kaunistama. Ühesõnaga, kas me lähme ujuma ka, nüüd kui me ära sööme? Ja me lähme ujuma. Ja siis me lähme ilmselt krokodille vaatama siia suurde krokodillifarmi. Troopikametsa. Kõrbest troopikasse. Vaata kui äge puu, vaata kuidas oksad on kasvanud allapoole. Nagu sipelgas. Siin on eriti suur see. Ja siis Timo enda poolika tatuuga. Siin on barbecueala. Täna on Austraalia päev, nii et siin kindlasti õhtul grillitakse. Vesi on ära kadunud kõik. Äge puu. Sellised puud, mis siin on, paksud on ju. Siia lüüakse see pulk sisse, mis lastakse tühjasse. Miks? Ma ei tea, Tiim rääkis minuga. Ja olemegi basseini ääres jälle. Polegi väga palju rahvast. Camouflage. Jooksin. Niisiis sai natuke ujutud, natuke linnas ringi vaadatud ja tulime siia Pruumi kuulsasse krokodillifarmi. Timo, kas sa kargad ka? Vaikus enne tormi, kui söötma hakatakse neid. Luuravad igal pool. Siia sisse ei tahaks kukkuda. Timo proovis. Nüüd Nesquiki tuli. Timo proovis kängurus pilti saada ja ostsime just poest selle, noh, ta hüppab ette nüüd ju. Ostsime poes selle lulla. Saad panna väiksed objektiivid telefonile ja see kukkus siia känguru juurde. Saad pilti teha endast ja värki ja Timo proovis kätte saada, aga kui ta toika pani läbi, siis känguru arvas, et tema toigas on see. Kätte sai. Täitsa haige. Ciao, känguru. One you're looking at just here, aged about 28 years old. Now try again. Up here. Sorry, That's mate. loud. It is loud. It's loud. Come on. Up here. Quick. Oh, Hilly, try again. Here it is. Come on. Look here. Oh, sorry, mate. You missed. He's gone a bit skewy.
I can't even see it. You notice how closely these crocs are living together today? These guys have all been farm bred. Naturally speaking, crocs won't live in such close proximity to each other. You better try again, mate. That's yours. His mates will crawl up next to him. In the wild, these guys are very territorial. It's just that these guys have grown up together. They've learnt to deal with each other fairly casually. However, it doesn't mean they still don't get into fights. You'll notice if you look around, there's a few of these fellas in here who have scars, missing limbs. If you look at this fella out there, missing his foot, yeah? The one next to him as well. Now, these guys will fight, and they will fight ferociously. You'll notice, as I mentioned before, these guys don't always play nicely. But our crocs are very tough. And so for the ones who have lost limbs, I'd actually allow me to demonstrate exactly how tough these guys are. If they are to lose a limb, their friend grabs hold of their arm or leg. They might roll and roll and twist it until it comes off. There we go. Might be in for a demo already. But the reality is, if a croc does lose its limb, he has the ability to constrict the muscles around that limb that he's lost, and that way he can stop the blood from coming out and stop himself from bleeding out. There's a couple of females in here. Notice this one just there. Niisiis siin krokodillifarmis tehti tunnine tuur, kus toidetakse krokodille. Alligaatoreid. Ja nüüd ma lõpuks ilmselt teen vahet soolavee krokodillil, magevee krokodillil ja alligaatoritel välimuse järgi. Õues on mingi 40 kraadi ja niiske. Veits vist sai päikesepõletust ja me oleme täitsa läbi mered. Ja Neid on serki. Siin on palav. selge on ka märg. Selge on ka märg ja veits. Krokodillid vist. Mõtlesin, et ei ela magevees. Et Tuleb nagu, välja, et võivad mõlemas vees elada. et arvatakse, et soolavee krokodillid ei ela magevee omas, aga ei, nad võivad seal olla kenasti. Need olge ettevaatlikud. Tere kena pühapäeva, täna on meie viimane täispikk päev siin. Me hommikul käisime natuke linnas ringi, Timo ostis endale uue arvuti, sest et tema arvuti otsustas jõulude ajal sussid nurka visata ja öelda adjöö, mina sinuga enam ei mängi. Ja nüüd oleme basseini ääres ja siin on lihtsalt nii mõnus, rahulik, rohutirtsud laulavad kogu aeg. Ja siuke tunne on, et siit ei tahakski ära minna, sest et siin on palju kodusem tunne, kuna siin on väga palju rohelust ja rohkem loodust, kui nii võib öelda, mitte lihtsalt pruun kõrb. Lähme Matsos Brewerisse. See on kõige eraldatum õlletehas Austraalias. Ja siin on nende kuulus ingveri ja mangoõlu, mida soovitati, et peab proovima. Me ei ole küll suured õllesõbrad, aga kui peab proovima, siis proovime. Niisiis, nagu ma ütlesin, on Matsos väga kuulus õlletegija siin. Ja me võtsime endale väikse maitsmistaldriku, võiks öelda. Me võtsime tšilliõlut, ingveriõlu, siis mustikaõlu oli vist, blackberry ja mustsõstar, mangoõlu ja siis nagu pärisõlu tema ütles. Ja temale meeldib pärisõlu, siis me proovime seda ka, aga tal on mingi õrn puuvilja maitse ka mingi õrn, aga mitte siis nagu neil teist seal. Ja poiss ütles meile, proovige tšilliõlu kindlasti kõige viimasena, sest see on väga-väga mürtsikas. Alustame siis nende kõige kuulsamast ingveriõlust. Vau! Päris magus, päris mõnus. Sulle ei meeldi? Suht ingverine. Ja nagu limonaad ei ole õllust, aisugi.
see oleks talvel päris hea kodus, nagu teeb soojaks. Teeb küll. Ei tea, millest ta räägib. Nii, Blackberry. See on ka puhas õlu ju. Thank you. Jah, See on ka päris. selline ära kahtunud õlu minu arust. Mango. Ma loodan, et see meeldib mulle. Või tegelikult mitte. Hakkan mingit õlut jooma kogu aeg. Tal on õrn, hästi õrn õlu maitse, aga meeldib natuke siidrit ka. Selline nagu Delight vanasti oli. Selline umbes on. See on päris õlu, jah? Ja see peaks olema siis Päris. midagi, jah. Ei oska seda õllet hinnata väga. Ka selline nagu veits. Tal ei ole rõvedat õlulõhna. Lõhna ei ole. On jälle nagu üks lahtunud värk. No nii, chilli õlu. Seda võid üksi proovida. See juba lõhnab mõnnalt. Ma ei tea, kas ma julgen proovida. See on nagu... See on midagi armsatele Maci töötajatele. Olla, tule kindlasti kunagi pruumi ja proovi seda. Vau. Suu, ta ei ole tegelikult nagu väga hull, ta on niisugune mõnus tegelikult, ma ütlen. Mina muidugi õppisin vürtsikat sööki sööma ka Macis. Aga suu on lihtsalt niisugune tuline seest. Ei, kellele vürtsikas värk meeldib, sellele kindlasti chilli õlu meeldib. Jagan teiega. Ja siin igas selles nii-öelda pitsis 100 milliliitrit, see maksis $13. Nii et proovimiseks ei ole väga hull. Jah, saame öelda, et me oleme proovinud need õlled ära, õlud, vabandust. Ja tehtud, nähtud, proovitud. Ingveri oma mulle meeldis. Mango oma ei ole väga mingit mango maitset, arvasin, et on erilisem. No ja siis mustika oma on täitsa tavaline õlu ja tavaline õlu nagu tavaline õlu. Ja vürtsikas õlu, vau, väga eriline. Kindlasti väga erilisele maitsepaleti läinud, kellele vürtsikas meeldib, aga kindlasti proovida, kui meeldib vürtsikas. Väga äge mõte teha sellist õlut. Ja meie nüüd ootame oma sööki. Aeg on öelda tšau pruumile ja